Kuule, sorry, me magasime sisse. Tamm on süüdi. No, ise oled süüdi. Kohe tuleme. Tšau. Tšau. Appi või? Taha. Kuule, kas ma võin sõita või? Tahaks. Liisbet unustas äratuse panna. Kes sul lõpus ära? Sina. Istu tagasi. Ma istu. Ongi hea, kõik ma... Päris kitsad on siin muidugi. Oi. Kuule, ma tahaks midagi süüa vist. Ma ei tea, mida ainult. Siin lähedal peaks üks bensukas ka olema. Ma ei tea, kas see töötab veel ainult. Lähme. Pidrun ka. Kuulge, siit vist kabanossi ikka ei saa. Mida? Kabanossi, mida sa kuuled? Ei, võib-olla tõesti ka. Lahjemat ei olnud. Hästi siis. Ja, parem tundus. Ma tahan, et sa mind täiega suudleksid. Eks me peame siis vist ette istuma. Nojah, mina juhin. Või siis istume taha. Aga kus teil minna? Võid istuda. Mulle lihtsalt meeldib.
mägesed. Jälle. See on võimatu. Võtame muidugi. Ta on seal. Mul on lõksus täiesti. Lähme tagasi koole. Kus nad on? Ta on vaata seal. Juba maja juures. Oota, oodake. Kas piima saab ka? Mul on üks mõtet enam, ma käisin merel, aga kui te tahate ja viitsite oodata, siis ma võib-olla temal lahti. Kellena sa siis väiksena saada tahtsid? Kellena sa saada? Kellena sa saada tahtsid? Kellena ütle? Lapsena ma tahtsin saada... Ma ei tea, ma lihtsalt tahtsin... Ma arvan, et ma tahtsin saada õpetajaks. No ma väiksena mängisin, et ma olen piraat vahepeal ja siis mind kuidagi huvitas mingite aarete leidmine mingil võõral maal kuskil. See tundus hästi äge. Ja siis mingi aeg ma tahtsin kokk olla. Siis nagu... Mida? Piraat ja kokk on see. Laevakokk. Jah. Mis sa praegu tahad? Praegu... Mida sa küsid nii rasket küsimusi? Liisbet, kuule. Kuule, mul on Jussiga mingi teema vist. Mis jutt? Mul on Jussiga mingi teema. Nii sa oled. Tõsiselt. Anna musi hoopis. Issand, ma nägin öösel unes, et Tom oli Jussi oli armunud. Noh, sul ei ole üldse naljakad. Tegelikult võiks ju olla küll niimoodi Tom naine. Meil väikest isi siuke väike suhtepoiss tegelikult oleks jumala äge. Küll, jah. Ma ei tea, mida oleks ära. Tomiga käi jalutamas ju. Noh. Meil on Tomiga nii
sügava armastuse. Tamm. Tamm tahab muga vist jalutama minna. No siis jookse talle järgi muidugi. Võtke käest ka kinni. Päris hästi sobiks vaata niiviisi tagant. Siredad. Muidugi. Peaks lauda koristama või? Jätab niiviisi siin. Aga ei viitsi. Jätame neile siis. Läks pikutama veel. Sa seda oled lugenud või? Mis Tom, ha? Loll oled peast või? See on mingi nali, kurat, rääkisin päriselt alles. Kurat, võta oma prillid peast ära, meil ei mitte sittagi. Hommikust. Mis see? Noh. Aita.
peldik on umbes. Sa pead midagi ette võtma. Ma kutsun torumehe. Kas sa lähed täna ka kuskile või? Ei tea, võib-olla. Äkki sa ei läheks, ma ei tunne ennast täna kuidagi hästi. Ei ole sul iga midagi. Kust sina tead? Aga see peldik olgu kordu tehtud ja punkt. Enne ei lähe mitte kuskile. Püksi kused või? Miks need nii kollased on? Kas sul on selline perse või? Taha, ma ostan sulle normaalsed allarid. Ei taha. Ma ostan stringid. Sa üldse tead, millised need stringid on või? No, kolmnurksed. Maari, tule juba. Ma tahan peldikut. Piima ja piimatootlus on ligi 19% põllumajandus. Toidukaupade ekspordid Venemaale, järgnevad näiteks Loome. Ära tee akent lahti, tuul hakkab tõmbama. Kõik on suitsu täis. Lase olla. Siia suppi sisse on suhkrut pandud, see ei kõlba süüa. Mina seda ei söö. Ei ole seal häda midagi. Pea küll istu peale maha. Hakkame räimi sööma. Ma räägin sulle, kuidas me ühe kolleegiga kunagi, kui ma maaparanduses töötasin Karjalas, olime komandeeringus, hakkasime elektriga kalu püüdma. Kuule. Need olid maha kukkunud. Oota, kas sa süüa tahad? Mis asja sa nüüd siia tõid? Istu nüüd. Mis sa seisad seal? Mis ta tahab? Ma kutsusin ta sööma. Siin mõni söökla on siin või? Võta. Kui sa ennast surnud, kui sa nii vanaks elad kui mina. Et esimene uss roomab nina kaudu kõrri ja hakkab sind sööma.
sööma su maksa, kopsu, magu ja sust jääb ainult üks suur vagla hunnik järgi. Üks jäätis, palun. Aitäh! 25 jätist! Kiiresti, ma palun teid! Aitäh! Tere, minu nimi on Aarne. Ma tulin lihtsalt tere öelda. Tere. Tere. Kas tohib? Ma olen teid näinud seal maja juures. Ma ise projekteerin seal uut torustikku praegu. Ega ma tegelikult tavaliselt ei tule daamidega niimoodi rääkima. Ma olen rohkem selline vaatleja tüüp. Mulle endale ka meeldib pärast tööpäeva niimoodi kohvikus aega veeta. Siin on mõnus õhk. Mere ääres. Kas ma tohin teile ka mingi joogi välja teha? Mis teile meeldiks? Džinn-toonikuga. Jaa, džinn-toonikuga. Palun tooge daamile üks džinn-toonikuga. Jah, kohe. Ma ise ei joo alkoholi. Mul on selline põhimõte. Tomatimahla väga tervislik. Eriti meeste rahvale. Kõht peab korralikult töös olema. Torustik peab korralikult läbi käima. See süsteem on majadel inimestel samamoodi. Mul üks sõber soovitab nii iga paari kuu tagant enesele klistiirida. Teeb enesetunne märksa kergemaks. Lööb kõik puhtaks. Eriti hea pidi olema, kui teha klistiiri omaenda uriiniga. Ma soovitan seda kõigile. Teile ka. Vabandage, ma pean minema. Juba. Ei no. Nägemist. Olgus peale. Iroonilisel kombel pidime tolletul taas kord samasse paika naasma. Politseile helistasid nimelt murelikud kaaskodanikud, kelle suur pidavat kampa noori oma Mart, kus sa käid öösiti niimoodi ringi? Üksinda, igu üksinda. Sa ju tead, mis piirkonnas me elame. Siin on igasugused vägistajad, pätid, narkomaanid, igasuguseid tüüpe käisid. Isa, ära muretse, kõik on hästi. Kui noorete siis olete joomine ja suitsetamine? Anname taanda. Poiss, ära ei jandi ilusti seda. Ära mene! Mis sa jupsid?
teen sulle. Tule siia. Tule siia. Tule. Mä saan sun kättä nyt. Teen sulle. Katso. Raive. Noi tällä. Suitsu, anna siis. Kuule. Anna suitsu. Mida munni, mul pole. Mida sa ütlesid? Sa ütlesid. Oot. Mis te teete seal? Sina olid sul üldse vait. Kaupade ekspordis Venemaale, siis järgnevad näiteks elusloomad, mis on 9%, siis kalad, 10%. Kuradi raudteejaam. Käivad edasi-tagasi. Pane peale. Ja tegelikku elu ja olu võib mõjutada sellel nädalal tulnud saada, et Venemaa... Tervist, kas Rainer on siin? Jah, on küll. Tõesti väga vabandan. Ei ole midagi, tulge edasi. Rainer, mida sa teed siin? Kas sa näe? Poisil on ema ka olemas. Lähme koju. Oota, ma söön lõpuni. Lähme koju, kodus sööb. Oota, ma söön lõpuni. Palun, lähme koju. Oota, ma söön lõpuni. Näe, saimegi juhuslikult kokku jälle. See on mu lemmikkoht siin. Ma käin siin tihti. Ega ma oma tarbeks. Ma olin üsna kindel, et näen teid, sellepärast võtsin kaasa. Teile meeldib ju see, eks? Kas sooviksite? Ei, ma praegu ei soovi, aitäh. Võib-olla siis pärast poole. Ma panen selle nii kaua siia. Või veel parem, pange omale kotti. Ega siin vist ei tohigi. Andke andeks. Te vist mõtlete minust ei tea mida. Et ma olen tavaline torumees. Tegelikult ei pane mina neid torusid seal. Ma projekteerin, see on hoopis teine töö. Ma olen sanitaartööde operaator, see on hoopis midagi muud. Näete? Lugege. Seal on natuke valesti see nimetus seal, aga noh. Äkki läheb vaja kunagi. Siis võite mulle helistada. Äkki seegi läheb. Ma ei ole üldse selline tüüp, kes tahab odavat
muljet avaldada ja lantida. Mul on inimsuhetes väga kõrged ootused. Tegelikult ka. Ega te nüüd minus kuidagi pettunud ei ole? Ei, ega ma ei mõelnudki midagi. Siin on väga ilus park. Kas tuleksite minuga jalutama? Täna ma ei saa. No jah. Aga sinna kohvikusse? Te olete väga tore mees. Ma tõesti täna ei saa. Ei noh. Eks mõni teine kord ehk. Ega edeneda tulebki pisitasa. Eks just jah. Mis sa raisk mõtta? Mida sa teed? Läks silma, jah? Tuli ära või? Mis sul viga on? Mis viga? Näed. Mine sina koju, palun. Mine koju. Mine koju. Haige vanamees. Õige, jah. Kluttas. Rainer!
Если вы хотите помочь, держите здесь, пожалуйста. Jah. Nüüd ärge liigutage, teeme pildi. Это ключица вашего мальчика, и она, к сожалению, сломана. Теперь надо ждать врача. Sinuga juhtus. Кто? Mina olen tema ema. Ta kukkus kiigelt. Teie võiksite ära minna nüüd. Ma ootaksin Raineri ära. Если вы не мама, вы должны уйти. Kas ma võiksin selle endale ette? Нет, это не фотоателье. А у вас все в порядке? Jah, mida? Meil on on. No valus, väga valus on. See teine. Mille koju, kus oleme teinud seda, kas tõesti ütleks ära. Niimoodi. Noh, kolivad. See Jumbo kolib ära. Ma olen sul risuks jalus, jah? Eks vii mind siis vanada kodusse. Sa ju tahad must lahti Ja ometi vait, isa! Millest sa räägid? Mis sa teed seal? Kuuled? Marit! Ei midagi. Lihtsalt üks foto. Tere. Vale korter vist. Ma vist eksisin korteriga. Ja. Söögis käis ja... Kas te kohvi tahaksite? Mina ei joo kohvi. Aga teed? No, tulge siis sisse. Hea meelega.
Lugupeetavad külalised, palun imetlege või tehke järele. Olev ja Helle on koos elanud juba 25 aastat. See on murdumatu liit, mis on püsinud nii rõõmudes kui muredes. Üksteist toetudes on nad seilanud tormistel ulgumeredel, möödudes karidest ja jõudnud siia 25. aastapäeva paradiisi randa. Ja millise kadestamisväärse üksmeelega on see kuldne paar üles kasvatanud ühe ime-toreda tütre ja püstitanud ilusa kodu. Nii et toetagem seda armastusväärset ja lahket paari ühe väikese aplausiga. Helle, nüüd. Ja nüüd tuleb pruudikimbu viskamine. Naised, kõik siia. Naised, proua aasta ka. Ikka. Nii. Oi. Kimka ja Kimka. Helle, palun. Ma annan siis märku. Ei ole midagi. Nii, naised valmis. Olev! Ma ei pea ju ometi kõike seda siin üksinda tegema. Jälle te olete siin. Me kohe tuleme ka. Näed, suur haug. Tema võtab iga kell parema meelega sellist käsitööd kui mingisugust tavalist poelanti. Üks lamab seal. Kuidas palun? Lamab seal üks. Seda pole enne näinud. Mis eelmisest sai? Kuule, ära hakka ka tead. Noored ikka käivad ja lähevad lahku ja... Äkki tutvustaksid? Tema on Paul. No näed, kui tore nimi. Paul. Meil oli ka siin ju üks Paul. Ronga Paul. Igavesti vahva naljamees. Millega Paul tegeleb? Ta on etenduskunstide vallas. Ta on koreograaf. Ta teeb filme. Ta näitleb. Ta on ka meeletult andekas muusik, sulle raudselt meeldib. Kuule, aga siis ongi nagu mingi showmees või nii? No, ma ei tea, mitte päris, aga no, natuke. Mingi päris töö on tal ikka ka.
Tuulijalad vajuvad maa sisse, mõtletagi välja. Oot. Küll ma pärast. Kuulge, mine pärast. Tulge siia. Kuule, pane see ära. Ja. No nii nagu kokku leppisime. Vaata, ma tegin ühe landi ka sulle. Kuule, väga hea. See on ise tehtud, eks? Ikka jah. Kohe ka. Tere! Tervist! Olev. Minu uus elukaaslane, saab tuttavaks. Einar, jah. Väga meeldib. Oot, kas teie omavahel siis enam koos ei olegi? Astume edasi. Ei ole. Aga kuidas ma teid istuma panen? Kolmekesi. Einariga võite teises laua otsas. Ei, me oleme kolmekesi. Väga tore. Ja ka enne vette. Ja see on nüüd Helle ja Olevi hõbepurma kingituste laud. Ja ma näen siin praegu ühte väga uhket asja. See on nüüd küll päris nahast, ehtne nahkõige. Ja vaat, kui uhke serviis seal kuldne paistab. Siin on teine serviis. Ja näed, see on see nende noorepõlve pilt, kui ilus nad siin veel on. See on see purmapilt, Helle ja Olevi purmapilt veel. No näed. Kuidas me teeme? Abieluvande uuendamine tuleb. Ei. Ma arvan, pruudikimbust aitab. Arvad? Jaa. Praegu oleks paras aeg tervisenapsu võtta. Ole! Muusikaga on aega. Tulge nüüd. Palun kõiki šampanjale. Pane, too. Mis see on? Kus šampanja on? Mis šampanja? Ei hakka siin ometi ju laristama. Ma saatsin su spetsiaalselt poodi, et sa tooksid 10 šampanjat. Mis seal siis viga on? Poes oli odav müük, ma võtsin 3 pakki, 3 liitrit on pakkis, hea magus, naistel meeldib. Topsid võtsin ka, 100 tükki on tornis siin. Pärast viskad lõkkesse, ei pea nõusid pesema midagi, hommikuks jätkub ka. Nii arvad. Sa teed nalja, meil on hõbepulm. Sa võtled inimestele pakkuda topsidest paki veini. Tüüpiline sina. Eluaeg on niimoodi olnud. No ei ole ju. Muidugi on. Täpselt on kõigi kappidega. Aga ärge tülitsegi, inimesed kuulevad. Mis sina oled muidugi saab? Anna. Mis asja? No kui on kibe, siis on kibe. Eks võtke midagi magusat peale. Hurraa! Terviseks. Kingitas jah. Ei, minul nad seisid täis, see on infektaalne. Sööd. Ta läheb isu.
No nüüd ma paluks küll kõigi tähelepanu hetkeks. Kas mõni tunneb ära, mis koht see võiks olla? Ei tunne. Tegelikult see on Pärnamäe ja sinna käib buss number 34. Aga asja tähtsus on selles, et sinna ma ostsin meie hõbepulma paarile ühise hauaplatsi tervele perele, midagi jäädavat ja hingele. Ja ma mõtlen, et see võiks niimoodi olla, et siin üleval osas, ülemisel osal on peremehe koht, tema kõrval tema abikaasa. Siis algus praegu on sõnajalad, seal võiks olla Triinu ja tema noormees või abikaasa, kes seal selle jaoks on. Ja mina mõtlen, et te võiksite kohe hakata selle platsi eest hoolt kandma, sest mine tea, võtavad ära, et pange sinna väiksed begooniad, punased, valged ja roosad, vaat nii nagu need veinid olid. Ja need kasvavad seal sügiseni, midagi ei juhtu. Seal, kui kas ta on, seal on üks pumbakaev lähedal, aga üldiselt ei ole tarvis. Ja need suured roosbegooniad on küll väga ilusad, aga nad kaevavad need välja, need müüjad seal, ja müüvad kohe edasi. Nii et ma mõtlen, et te olete nõus minuga. Ja. Aitäh, Emma. Aitäh. No hästi siis. Olge, nüüd võiks tantsu lüüa. Ole. Pane muusikat. Jah. Ja siis kui oma rahvest neist saab viivaks šampanja, ei ütle ära keegi meist, juhu viivaks šampanjas, et olge ettevaatlik, meil seal kuumaveekraanist tuleb külm vesi ja külmaveekraanist tuleb kuum vesi. Olev ei ole jõudnud neid asju veel korda seada. Oi, ettevaatus selle juhtmega. Siin pead pidi kinni jääda. Oi, see eelmisest korrast tuttav asi. Piinlik kuidagi, kõik on meil siin nii pooleli. Uksel ei ole lukku ka. Pole hullu, saab korda. Jälle oled sa siin eraldunud. Meil on tähtis päev ja sina kaod niiviisi ära. Mul on homme eksam. Mis sa loed? Ühte raamatut. Millest see räägib? See on üks filosoofiline traktaat. Miks sa ei või mulle öelda, millest see räägib? Arvad, et ma olen nii loll, et ma ei saa millestki aru, jah? Ei. Meeleheide on surmatõbi. Inimene on vaim, aga mis on vaim? Vaim on ise, aga mis on ise? Ise on suhe, mis on iseenesega suhtes. Ise ei ole suhe, vaid see, et see suhe on iseenesega suhtes. Inimene on lõpmatu ja lõpliku, ajaliku ja igavikulise. Ära nii palju ka loe. Lähed peast lolliks. Filosoofid on kõik napakad. Ise sa küsisid, mida ma loen. Mul oli ka kunagi võimalik ülikool lõpetada, aga siis sündisid sina ja nii see läks. Palun vabandust tõesti, et ma sulle nii palju tüli olen tekitanud. Kus kohas kohtusid esimest korda Elle ja Olev? Voodis niikuinii. Vara veel, ma ütlen vastuse variandid ka. Kas kosmoselaevas, KGB kongis või ülikooli ühiselamus? Ühiselamus. Õige. Ülikooli. Õige.
Meie käsil ja ammu püsti. Ei, ja meil oli mõni sõrm püsti. Ja tegelikult meil oli sõrm püsti. Rahu. Viinapits käes, ma saa kätt püsti tõsta. Rahunege maa nüüd, rahunege maa. Reeglid on järgmised, kes käe tõstab, esimesena sellel on õigus vastata. Te ütlesite õige vastuse, aga käe tõstsid nemad esimesena. Ma ei saa praegu punkti anda, aga ma küsin ühe küsimuse. Mis on peigmehe jalanumber? 44. Kes ütles 44? 42 on õige vastus. Siia peaks igaüks nüüd midagi sisse kirjutama, no nendele häid soove edaspidiseks. Võib-olla vaat perekond Maasika alustate. On teil midagi ilusat ütelda? Midagid, mis mul on ööl? Noh, lihtsalt palju õnne. Ei, see ei sobi. Ei sobi. No mis asja ma siia vaata, kirjutan? mis siin ees on. Oi, siin on juba üks eelmistest. No, kirjuta midagi. No kas siis tõesti midagi ei tule või? Mul oli koloosis samasugune, oli ainult musta värvi oli. Aga neil üks kindel viga on, siit läheb. Liivaterad lähevad siit tagant sisse õhupuhastest ja siis jääb see gaasisiiber kinni. No kõige parem oli see, mina näiteks võtsin selle katte siit maha. Panin panooli õhu selle puhastaja peale, see oli natuke suurem. Sukk on parem, sellepärast siis te lase seda... Aga mis sukka see parem? Mehed, mis toimub? Kähku tantsuplatsile, perekonna valss, kõik hakkake minema. Oota midagi enam. Sina ka. Palun võtke kõik leikvedele partnerid, palun. Võtame ringi, palun. Kõik, tulge siia ringi. Nii, olete valmis? Ämmaga ees seisab jällegi tuur. Nüüd äiatad keerutab miniga koos ja mammal on partneriks tütreke noor. Nüüd äiatad keerutab miniga koos ja pappal on partneriks tütreke noor. Mis lahti? Tiina palus, et te hoiaksite ta natuke, et ta ise viidi haiglasse praegu. Mis? Kas midagi tõsist? Midagi tõsist ei ole vist, ega pime sool või midagi. No, ma ei tea, praegu ei ole küll kõige sobivam moment. Ma pean minema. Ja rappuda room, las soeng läheb segi ja turi on kuum. Las põruda põrand ja rappuda room, las soeng läheb segi ja turi on kuum. Aga ma ju söön alles. Ja juua. Olev, kes on see väike tore tüdruk sinu süles? Tema on ka üks meie sugulane. Meie sugulane? Aga miks mina sellest midagi ei tea? Kas see on siis Helle poolt? See on Olevi laps. Vaat nii. Aga nüüd siis pruudikimbu viskamine. Olev, Helle panevad ennast valmis. Meie koguneme nii kaua. Tuleme siia poole. Äkki keegi paneks muusikat?
Ära hakka sina ka. Teeme nii, et sa lähed räägid nüüd emaga. Me pole ju tülli läinudki. Palun, isa. Ma ei tea. See on kuidagi ebamugav. Sa tead ju küll, miks ema praegu toas on. Nojah, aga mine sina. Kuule, seekord on see küll sinu asi korda ajada. Kopp. Kas tohib? On nagu on. Ma arvan, et see tänane pidu on ikka väga tähtis ja teeme selle ära. Sa ju ise ka nii väga tahtsid seda ja külalised on ka kõik juba kohal ju ja... Siis mine räägi neile, kuidas asjad on. No aga ega nemad ju ei tea nii täpselt ju, kes keegi on. Sa mine selgita neile, kes keegi on. Pole ju vaja. Meil on ju siin ilus pidu ja paneme selle kleidi nüüd selga. Ma näen siin nii palju vaeva. Sa oled võimeline ühe hetkega kõigele vee peale tõmbama. No ei ole. Tead mis? Ma toon sulle ühe klaasikese veini. Dreamer, poolmagus. Nõnda. Kui sa ei taha seda kimbuvärki teha, no siis pole ju vaja, aga... Tead, mina küll tahan. Vabas meie süü.
Casino.